se on talvel miksi vanailmaa, kun niin lähti välja. Oli pidon lähti välja välttämiset ja laulu. Kuidas ta siis oli? Laulge veel üks kord. Kavatan se mitä lotare. Kavaks lauli mila je ollu. Eka kumu sealt kohe kuulus. Hely kohe meil heränesö. Kakuks kie johus meid kuulevata. Johus se kui olevoto.
poiss tuttu linna küülast käis öösse hulkumas. Poiss tuttu linna küülast, poiss tuttu linna küülast käis öösse hulkumas. Ta läks sinna aida poole, kus Mari magas jees. Ta läks sinna aida poole, ta läks sinna aida poole, kus Mari magas sees. Ega sa neid kätte ei saa, kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Ei või just lahti teha, sest vällas puhutu. Ei või just lahti teha, ei või just lahti teha, sest vällas puhutu. Ega sa leiud kätte ei saa, kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Poiss tõmbas aida ukse eest ära vihaga. Poiss tõmbas aida ukse, poiss tõmbas aida ukse eest ära vihaga. Mari hammustas sel poisil 3 sõrme veriseks. Ta hammustas sel poisil, ta hammustas sel poisil 3 sõrme veriseks. Nuta poiss ja kurvasta, ega sa neid kätte ei saa, kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Kui sa teda kätte saad, ega ta sind ei armasta. Poiss läks siis koju poole nii halenutuga. Poiss läks siis koju poole, poiss läks siis koju poole nii halenutuga. Meil on olnud lihtsalt vana rahvapärane nimetus, jõulunimetus, mis on seotud siis ka Skandinaavia nimega, Soomes samuti joulu. Nii et see on nagu Skandinaavia, seal Põhja-Euroopa maailmaga seoses. Ja see on ilmselt algupäraselt tähistanud siis seda talvist pööripäeva aega just, kui nagu siis valgus hakkab tagasi tulema. Et see on valguse taastuleku algus õieti. Ja
küllap sellega on seotud ka siis küünalte põletamine jõulude ajal, seegi aitab valgust suurendada ja
pisart nutta, Petja peiu rinnale. Petja rind ei tunne valu, ei ta tunne kurvastust. Maailm näeb su kurptust valu, aga tal on raudne rind. Maailm näeb su kurptust valu, aga tal on raudne rind. Kaeba õhtul kuldse kuule, hõbe hiilgva tähtele. Neil on osavõtlik süüda sinu vastu alati. Kuldne kuu lööb kahvatuumaks, kurvalt vaatab ta su peal. Hõbe hiilgva tähte sääral, loodav hing sind ootab õnn. Hõbe hiilgva tähte sääral, loodav hing sind ootab õnn. Nuta pisar kivi peale, nuta pisar künkale, aga ära pisart nuta, Petja peiu rinnale. Aga ära pisart nuta, Petja peiu rinnale. enne tuomapäeva käidi veskil ja jahvatati siis oma tarbeks ka ja kui nisu maas peeti, siis oli vaja nisupööl ka valmis teha, sest jõuluks oli vaja saia küpsetada. Sel ajal tehti ikka sest oma kodusest jahust
ega siis ta veel nii pien valge püül olnud, aga noh, niisugune sepikujahu ta oli, aga väga head sepikut sai, eks sinna pandud siis võid ja asja hulka ja ta oli ikka oma viljast tehtud. Aga õlle jauks pandi linnased juba Andrese päeval likku, sest Andrese päeval nendest linnastest pidi kõige kangema õlle saama, sest Andres pidi olema väga tugev mees ja õlut pidi siis ka väga hea sellest välja tulema.
Vellonut teie suve suurta reike, talved ja lasita hoosi. Esitähinele kõneli, Jumalt ja õnne meelele mõteli. Kui sjosa mul saani valimist, Tinanu saaregi teetys. Kui tiiaksivad lilled puud, kui haige minu rind, nad avaksivad omad suud ja tröstiksivad mind. Kui tiiaksivad lilled puud, kui haige minu rind, nad avaksivad omad suud ja tröstiksivad mind. Kui aga nendele teadmata, et haige ja ainult seda tiiad sa ja sa ei trösti mind. Kui tiiaksivad lilled puud, kui haige minu rind, nad avaksivad omad suud ja tröstiksivad mind. Kui aga nendele teadmata, et haige minu rind ja ainult seda tiiad sa ja sa ei trösti mind. Kui tiiaksivad lilled puud, kui haige minu rind, nad avaksivad omad suud ja tröstiksivad mind. Kui aga nendele teadmata, et haige minu rind ja ainult seda tiiad sa ja sa ei trösti mind.
mina olin siis vist 3-aastane ja oli niisamuti nagu sinul, et olime algus 3-kesi, ema, vanaema ja mina olime kuuse all. Siis ema ja vanaema läksid kuskile, mõlemad läksid, ma jäin üksinda tuppa korraks ja jõulumees tuligi. Ma mäletan, ta oli niisugune lõbus jõulumees, väikest kasvu nagu ja rääkis midagi, mida just, seda ma siiamaale ei mäleta. Igatahes minu käest ta salmi ei küsinudki vist, vaid rääkis rohkem ise. Ja väga sügava mulje jättis mulle selle jõulumehe puhul see, et tal olid ema kingad jalas. Aga mingisuguseid kahtlusi see minus tema olemuse suhtes ei tekitanud.
muidugi on neid jõule on olnud, mis on väga toredad. On mulle meeldinud ühed jõulud, mis olid mu kodukoha lähedal Tähemaal. Mu õde oli Tähemaal külakooliõpetaja ja ma jõuludeks läksin tema poole külla. Just oli parasjagu õhtul koolipidu. Ja lapsed laulsid, lugesid luuletusi ja tantsid ja hüppasid ja kepsutasid ringi. Mu õde juhatas laulukoori ja ta kutsus mind ka laulma. Ja kui jõulupuul küünlad olid süüdatud, siis me laulsime Tähekene, miks sa vilgud, miks sa nõnda virvendad. Ja mina püüdsin siis teist häält laulda. Oli 10 õpilast siis seda laulmas. Ja siis me laulsime veel Püha öö, õnnistud öö. Seda laulu olin ma juba väikse koolipoisina laulnud ja seda laulu armastas mu ema laulda. Ja vahel laulsime kodus jõulude ajal seda ema, vanem õde ja mina kolmekesi koos 2 häälel. No vaat, ja siis kui ma imestasin oma õde, minu meelest ta juhatas, lõi takti nii elavalt ja nii toredasti, et minu silmad peatasid ta pääl ja ma nägin õe silmades niisugust toredat jõululäiget, mida ma varem mitte ei olnud näinud. See on mul praegugi silmade ees.
kui see pidu läbi oli, siis tuli isa järgi ja me sõitsime oma hobuse Miiraga, kes oli kergejalgne hobune, koju. See vahemaa oli umbes 6 kilomeetrit. Oli pakane. Tähed särasid, lumi krudises ja tähti oli ilmatu palju ja mul mõtlesin seal rees istudes, see oli reepära oli seal taga nii saaniks tehtud regi, et praegu oleme Tähemaal ja sõidame Tähemaalt ja tähti on nii kole palju, ei tea, kas need mujal nii palju ongi kui siin Tähemaal.